kui ma olin 6 aega tagasi haige, siis ma vaatasin läbi kõik pildid, mis ma kunagi teinud olen. Kuni aastani 2017 välja, kus ma siis esimest korda sain endale kaamera ja alustasin siis fotograafiaga. Siin on, ma arvan, kõige normaalsem pilt, mis ma leidsin aastast 2017. Ma istusin mingi tund aega akna peal, kogu aeg lihtsalt särjajaga. Kui üks särjajaga pilt sai läbi, tegin uue, kuni siis äike jäi peale. Ja ma olen täiega happy selle pildiga. Siis siin on nüüd ülejäänud pilte 2017 aastast, millest nende kohta ei ole nagu palju öelda. Võib-olla see pilt annab nagu paremini edasi seda, mis see seis tegelikult oli, ehk siis null oskust veel töödelda asju. See ei ole aega fookuses. Ja siin on lihtsalt mingeid esimesi kompositsiooni harjutusi, mis ma nägin, et tundusid armsad, on ju. See pilt on võib-olla tore. Jah, ma sain kaamera. On põhimõtteliselt selle faasi piisavalt selle kohta öeldud. Siis siin on 2018. Ja ma läksin 10. klassi multimeedia suunda. Ja meil olid ka fotograafiatunnid ja asjad. Aga ma juba tol ajal tundsin, et need fotograafiatunnid olid räigelt mõttetud. Ja see õpetaja ei olnud väga nagu hea selles mida õpetas. Mis on huvitav, sest et kui ma nüüd vaatan neid pilte tagasi, siis ma ise ka räigelt sakkisin tol ajal. Ehk siis see on huvitav. Siis ma olin Narvas. Mul ei ole ka tolle aja kohta veel midagi vist väga öelda. See oli veel tegelikult, siis ma olin isegi veel gümnaasiumis, ma olin 9. klassi kunstilõputöö. Nagu ma oskasin kasutada Photoshopi, sest et ma tegin YouTube'i videote thumbnail endale. Eks ma oskasin nagu mingi cut'ida 2 image'it. Siin vasakpoolsel pildil on millegi pärast väga normaalsed värvid. Ma ei tea, kuidas see juhtuda sai. Mulle väga meeldib see toon millegi pärast. Ja siis see parempoolne pilt on üks tegelikult väga suur loov saavutus minu arust. See on lihtsalt huvitav kompositsioon. Kogu mu riietus ja kogu mu vibe on võib-olla piinlik nüüd. Aga see pilt nagu ideeliselt, et Photoshopida siis põhimõtteliselt üks lifti uks ära ja pane lifti põrandale kaamera ja tegelikult see on huvitav angle ja ma arvan, see pilt töötas väga hästi, et ta nagu loovalt väga lahe. Siis ma veel ronisin üsna palju majade otsas, eks siin on need jalgade pilte, võib-olla see on üks nendest lemmikutest. Kui te märkate neid valgeid osasid, siis on sellepärast, et kaamera mingi lens läks katki. Igatahes. Nagu lensis mingi kaitse asi, ma arvan. See oli ka lõputöö. Oleks võinud veidi mitte nii siniseks teha seda taevast siin pildil. Ja see peab arvestama ka, et nagu need on need välja valitud asjad. Ehk siis see keskmine tase oli väga-väga madal. Aga ma olin päriselt huvitatud fotograafiast, mis oli hästi ilus. Ma nagu tahtsin uusi teid proovida. Siin ka me panime toolid alla, pärast Photoshopisime selle ära. Ja seal oli kindlasti sellist mängulisust üsna palju, mida ma nagu austan. See viimane pilt on tõenäoliselt põhimõtteliselt Märdi tehtud. Lihtsalt see oli minu kaameras millegi pärast. Okei. See oli esimene aasta siis kaameraga. Esimene nagu päris aasta kaameraga, kus ma olin kunstiklassis nii-öelda. Okei, 2019. Üks asi, mis ma olen leidnud on see, et mu parim pilt ei ole läinud palju paremaks, vaid mu lihtsalt keskmine tase. Nagu mu halvim pilt ei ole enam nii halb, aga mu parim pilt ja siis ongi see on 2019 ja ma ütleks, et mõned parimad pildid siin on endiselt väga head pildid. Aga ma ei suutnud lihtsalt consistently sellist maagiat esile tuua. Ehk siis ebastabiilsus on võib-olla nagu see suurim algaja märk, mis mina isegi mõnes mõttes nagu oleks märganud. Sest et kui peaks praegu minema suvalise tüdrukuga ilma mingi valgustehnikata, ilma mingite
plaanideta pildistama tema korteris. Siis ma ei usu, et ma suudaks teha mõnes mõttes paremaid pilte kui need. Need olid tol hetkel täpselt see, mis seal oli olemas ja ma arvan, et see on nagu väga head pildid selle kohta. Meil on Playbox. 2019 oli üldse väga maagiline aasta filmi poolest. Millegipärast mu filmipildid tulid väga-väga hästi välja. Kui te vaatate näiteks neid värve siin, siis see on väga satisfying ja nad andsid edasi seda mingit nooruse vibe'i, mis sel hetkel oli olemas. Ja ma olin üsna palju ka inspireeritud sellisest filmi Pinterest esteetikast teha low shutteriga pilte, kus inimesed hüppavad kohtadesse. See on huvitav, et tol ajal ma ei olnud tegelikult nende piltidega nii rahul. Ma otsisin küll seda esteetikat, aga seal oli midagi puudu. Ehk siis need pildid olid tükk aega tegelikult suht kadunud. Ja ma alles hiljuti viimasel paaril aastal olen neid üles leidnud ja uuesti väärtustama hakanud, sest et nüüd neil on see nostalgiline hõng juures, mida mul tol ajal ei olnud, sest tol ajal see oli minu elu. Ja nüüd see on see sama hõng, see nostalgia, mis meile võib-olla filmides ja kuskil müüakse. See on tegelikult suht palju pilte isegi. See on ka filmiga tehtud. Mulle väga meeldivad need toonid, väga hästi pehme. See mulle meeldis tolle väga palju. Nüüd võib-olla see siin paremal on üks mu parimaid pilte aastast 2019. See on väga mitte minu stiili, mul oli korraks siis, okei, nüüd me saame hakata tooma stiilid. Ehk siis 2019 ma oli filmiga pildistamise esteetika ja mul oli korraks mingi minimalismi esteetika, mis ma leidsin tõenäoliselt Instagramist, kus tüübid pildistasid mingi suuri maju ja käisid mingi urban exploring. Ehk see vasakul on veits vibe sellest, see tühjad, üsna cleanid pildid ja siis see paremal pool ka mingi minimalismi tunnetus oli sel hetkel väga suur. Ja siis teine oli see filmi esteetika, filmi kaameraga pildistades. Ma ostsin endale see Neat E kaamera. Siin oli mingi photoshoot. Endiselt seal on neid Photoshopiga testimisi ka photoshootidele, aga seda vist jääb aina vähemaks tegelikult. Ja 2019 on ka naljakas aasta sellepärast, et ma vist teenisin selle ajal kõige rohkem raha oma fotograafiaga. Ma käisin mingi 5 photoshootil raha eest, kus ma pildistasin mingid väiksed lapsi või üsna noori inimesi. Tõesti crazy tegelikult, sest et ma küsisin mingi 15 € selle photoshooti eest. Ja see enesekindlus ja see julgust teha on täiega uhke selle üle, sest et need pildid tegelikult ei olnud nii head. Ja nagu ongi, siin te näete parimaid pilte. Ja need parimad pildid on suht suvad. Ehk siis kujutate, kui suvad on need pildid, mis ei mahtunud siia, ja mida ma neid photoshootil tegin. Aga ma arvan, ma teenisin kokku mingi 100 € photoshootidega aastal 2019. Mis on väga põnev. Plus see pilt mulle meeldis, käisin sõbrannaga pildistamas. Seal on kindlasti üsna palju mingit siirust nendes piltides. Ma väga uskusin fotograafiasse sel hetkel. Ma olin nagu ise väga elevil. Ja mul on tunne, et siit tuleb läbi midagi seda, et mind ennast huvitas see. Aga ma olin ka väga tugevalt trendides sees. Ma kindlasti tahtsin väga teha seda lina sees pilte, mida ma YouTuberitest olin näinud, ja siis ma tahtsin järgi proovida. Siin paremal ka see pilt tegelikult on isegi veel kitsa, aga jah, see oli see minimalismi mingi esteetika, mis tolle oli. Ja sel aastal oli nagu esimest korda nagu häid pilte, mille ma olin uhke ja mis mu sõpradele meeldisid ja sealt tuli nagu seda fotograafia poolt rohkem esile. Siin on mustvalge. Mustvalge annab veits feigi ettekujutuse, sest et kergem on saada mõnes mõttes seda head pilte. Näiteks see vasakpoolne pilt on väga hea, aga see tegelikult üldse ei anna edasi minu tolleaegset stiili ega mu päris oskusi.
tol ajal ei väärtustanud seda pilti ka võib-olla selliselt nagu ma praegu väärtustaks, sest et hetkel see on suht hea pilt. Sobib minu esteetika. Aga ma ei tea, need ei ole, ükski nendest piltidest ei olnud tol ajal minu poolt hea pilt. Ma ei olnud nendega siis rahul ja ma lihtsalt praegu olen huvitatud neist, sest et neis on midagi alles jäänud. Aga see ei ole, võib-olla see mustvalge kauss siin annab edasi seda, mida mina praegu fotograafiast näen, mida ma mõtlen. Ja kindlasti mitte seda, mida ma siis tol ajal nägin. Need on lihtsalt arhiiv, ilustatud arhiiv, mu kass Viljandis. See on nagu nii loll pilt, aga midagi selles on väga ilusad. Okei, ma arvan, et aeg on liikuda aastasse 2020. Siin on 3 faasi lausa. Siis ma hakkasin fotograafiat tõsisemalt tegema. Ma lõpetasin 11. klassi ja läksin 12. klassi. Üks asi, mis ma arvan iga alustav fotograaf õpib, on see, et roheline värv on väga keeruline. Rohelist värvi, nagu teiste värvidega sul võib vedada alguses, aga rohelise värviga, kui sa ei keera seda õigesti värvides, siis ta näeb väga-väga rõve välja, kui sa alustad fotograafiaga. Ja võib-olla eelmised paar aastat ma proovisin vältida rohelist oma piltides ja võib-olla ainus viis, kuidas ma sellega nagu ümber käisin, oli see, et okei, tõmbame seda alla siis. Aga nüüd mul tuleb siin 2020 ja üleminek 2021 on minu green period, kus kõik mu pildid on rohelised, mis on nagu minust väga-väga huvitav üleminek mingisse uude esteetikasse. See minimalism on kindlasti ammu läbi ja ka võib-olla klassikaline fotograafia hakkab tasapisi siin mingi hetk lõppema. Või see on see ülemineku faas minu praegusesse stiili. Mulle endiselt meeldis selline filmi esteetika, see pilt on meelega pildistatud uduselt ja ma arvan, see oli üks mu lemmikuid pilte Elisabethist tol ajal. Aga siin on näha seda rohekamat alatooni ja siit on näha, me oleme rohelises perioodis, kus mis et siin on roheline värv alla tõmmatud, siis see on ikkagi see põhitoon, mille ümber see pilt on üles ehitatud. Väga haruldane looduspilt. Ma kuidagi ei leia loodusest palju. Ma meeldib tüdrukuid pildistada. Henry. Toredad pehmed värvid sobis talle väga. Ja mingeid juhuslikke pilte, mis ei ole võib-olla nii minu stiilist tol hetkel, aga mis on võib-olla tähtis on see, et ma ei pildista väga palju välguga. See siin paremal on pildistatud välguga, aga üldiselt välk on veel puudu mu fotograafiast. Ma näitan seda siin, et see tegelikult ei ole nii hea pilt. Eriti see nahk ja see oranž on väga üle. Ja see on huvitav, et jällegi see stabiilsus oli väga-väga madal tegelikult tol hetkel. Mul võis olla väga palju fotoshoote, mis ei tulnud üldse välja. Ja jällegi, kui ma nüüd vaatan tagasi oma praeguse esteetikaga, siis näiteks see pilt siin, mis tol ajal oli nagu halb pilt. Modell on ilus välja, see on mingi naljaga tehtud pilt. Suur lill, lähme teeme tavapilt edasi. Siis nüüd minu arust see on üks kõige lahedamaid pilte sellest ajastust. Ja see on võib-olla põnev, et kuidas meie lähenemine fotograafiasse ikkagi muutub aega nii palju. See on võib-olla üks õnnestunumaid pilte. Annab ka seda tolle ajast esteetikat edasi, et see on juba suht grainy. Ja ikkagi ta hoiab seda filmi esteetikat. Aga jällegi, see on väga katkine pilt, nagu
ma ei oleks pidanud teda nii tugevalt mustvalgeks tegema, nagu see näeb siit kuidagi ebarealistlik, nagu veits üle, aga testin erinevaid asju. Nüüd sellest üks õnnetusfilmiga see, nagu ma mõtlesin, et see oleks lahedamaid pilte. See oli fun photoshoot. Ja siin on mingid obscure asju, mis on jällegi nüüd, nagu tol ajal see ei olnud minu stiil. Minu stiil oli, kui me mõtleme nüüd aasta 2019, see oli midagi sellist. 2020, kui mõtleme 2020, siis minu stiil oli midagi sellist. Aga nüüd, kui ma olen mingis teises faasis, siis mind huvitasid sellised pildid sellest ajast. Meil on mingi täiesti teistsugune väärtus. Me jõuame võib-olla mu rohelise faasi tipppunkti, ehk siis ta hakkas minema rohelisemaks veits 2020 sügisel ja nüüd me oleme 2021 kevades ja the party scene ehk siis 12 klass. Ja siin on nüüd näha seda, kuidas kõikide piltide tumedam pool on roheline ja see on põnev. Kindlasti peopilte. Siin ma hakkasin rohkem välguga pildistada, mis on huvitav. Enne seda ma nagu peaaegu üldse ei pildistanud välguga. Ja siin on ka seda klassikalisest rohelise tausta asju veits. Mulle meeldis selline groteskne, veits rad vibe. Ja millegipärast roheline nendes väga hästi tõdesem, sest et see oli mingi värv, mis oli muidu alla surutud minu arust. Ja siis nüüd tuua teda esile oli kuidagi väga rebel mõnes mõttes. Vot, isegi mu mustvalgetel piltidel oli vahepeal rohelist taustaks sees. Võib-olla see photoshoot 2021 aasta algusest näitab ka hästi seda rohelise kasutust. Kui me näiteks vaatame neid õuepilte, siis oranži ja rohelise suhe on väga hästi olemas. See näiteks. Ja noh, mingid sellised pildid on nagu täielikult võtavad kokku minu tolleaegset stiili. Ja siis mingi hetk see hakkas väsitama ja samas mind hakkas aina rohkem huvitama välguga pildid. Nii et siis peale väga rohelist aega me jõuame 2021 aasta lõppu, kus mul oli ka pikem paus fotograafiast. Ma tegin võib-olla ainult mingi ühe päris photoshooti terve poole aasta peale. See oli Marist. Ja siin on ka näha, et ma liigun eemale sellest rohelisest vibe'ist. Ma enam ei editi pilti roheliselt üle. Aga ma kohe ka näitan, et ma liigun väga palju välgu poole. Siin on tumedamat asju, aga see on see mingi uus vibe, mis hakkas esile tekkima. Välk on, ma arvan, peamine asi. Ja siis nüüd 2022, kui ma hakkasin uuesti pilte tegema inimestest. Siin on ka mingi paar aega, kus mu fotograafia läks korraks talvel nagu väga groteskseks või nagu väga ma otsisin täiega mingit uusi asju, ma olin nii kõrini nagu tavalisest fotograafiast. Proovisin leida uusi asju. Ja see oli selline ongi nagu šokile või lihtsalt nagu rõvedusele, et pilt peabki olema kole, et oleks midagi uut. Need oli hästi mõnes mõttes selline pahane fotograafia, kui ilusad asjad ei olnud sobilikud. Aga siis mind hakkas nagu uuesti fotograafia päriselt huvitama ja nüüd ma olen üsna regulaarselt pildistanud jällegi alates siis 2022 maikuust. Ehk siis ma olen peaaegu aasta aega pildistanud uuesti regulaarsemalt ja ma võin siis kiirelt üle võtta, kas jagada seda stiili, mida ma praegu teen.
see on siis Renatega Assoridel. Mind hästi on hakanud huvitama rohkem selline fashion, fotograafia stiil. Ja tol ajal ma tahtsin veel minna Milanosse, ehk siis ma surusin just sellist stiili rohkem. Siin on midagi klassikailmast, me näeme, et need rohelised värvid on ka tegelikult väga ilusti üleval hoitud, nad on nagu alles, aga ma ei ole nende peale rõhunud. Aga ma hakkasin rohkem pildistama välguga ja teeme see pilt on isegi suht lahe. Ma tahtsin mingit elevust juurde, sest et tavaliselt pildid lihtsalt ei töötanud minu jaoks, siis see siin on ma arvan üks parimaid pilte sellest photoshootist, sest need värvid on lahedad. Aga ka veits katkised, aga lahedad. Ja siin on mingit välguga pildistamise esimesi katseid siis, et mis tunne on välguga päeval pildistada. Ja see ei olnud midagi nagu superhelilist, aga siis järgmises photoshootis ma arvan, ma tõin rohkem esile seda välguga pildistamise poolt. Siin on erinevaid asju, kus ma Photoshopis on lihtsalt rohkem mänginud, aga siin on rohkem sellist välguga pildistamisesse ja üldse nagu pilte, mis sobivad omavahel kokku. No huvitav. Siin ma olengi Photoshootil hästi palju erinevaid stiile testinud võib-olla, aga välk ja reflektorid asjad on kuidagi alati jäänud selleks teemaks, mis on huvitav. Näiteks need ka, mis on nagu täiesti overblown päikse käes. Aga siis me liigume edasi. Mul on mingi kolm photoshooti suvel. Siin ka on rohkem sellist Photoshopiga mängimist ja välguga mängimist on üsna palju. Mingi valguste välguga mängimist on suht palju. Nüüd ma käisin Milanos. Ja siis ma pildistasin suht palju, hakkasin filmiga uuesti pildistama seal. See on siis kõvasti rohkem filmi vibe. See oli mingi hästi huvitav film, mis täiega nagu pliidis üle. Plus siis fashion fotograafiast inspireeritud mingid tükid, mis veel on alles jäänud minus. Aga peamiselt on filmiga pildistamisi ja siis töödeldud neid erinevatel kujudel, et anda edasi seda vibe'i, mis ma tahtsin. Võib-olla see on üks toredamaid asju. Vot, ja siis nüüd peale seda talve mul on olnud mõned photoshootid, sellest ma olen jõudnud teha endale arhiivi siia postitusega. Ja endiselt me oleme üsna seal tugeval välguga pildistamise trajektooril, nagu kontrasti on täiega vaja ja need värvid peavad olema tugevad ja mul on mingi thing, et inimeste nägu võiks olla heledam, kui see naturaalselt on. Mulle ei meeldi, kui highlight'id ei ole blown out ja see on huvitav. Sellest hetkel minu mingi stiil või kuidas ma pilte näen, ma ei oska sellest nagu palju arvata. Ma just tegin Alessiast ka suht sarnase photoshooti ja suht sarnane vibe. Siis ma olen, ma endiselt meeldib seda mingit groteskset esteetikat, eks pildid, mis ei ole täiesti teravad, pildid, mis on udused. Nad on mulle ka väga korda. Ma võin korraks näeta paari pilti, mis mulle Alessia photoshootist ka väga meeldisid. Siin on nüüd veel tugevalt seda välgu esteetikat pluss väga tugeva värviga, ehk siis punasega, mis on mulle lemmikvärv. Te nägite sellest Maia photoshootist seda, aga ka siin punane, veits groteskne. See mulle väga meeldib.
ja praegu ma olengi viimastel photoshoot'il vist, kuna need on nagu enda jaoks hobi on ju, siis hästi palju on need stiile teistud, et oletan, et mul on seda vibe'i pildid on ju. Aga siis me lähme edasi nendest. No muideks seda pilti ma võib-olla tahan näha, et see on tore. Seda ka. Lähme edasi neist. Ja seda veits teistmoodi. Nüüd on korraks täiesti ilma välguta udune atmosfäär. Testid selle ära, lähed tagasi mingisse sürrealistlikku unenäkku, kus siin tuleb nagu need eri tasandid oleks üksteise taha kropitud ja sa oled täiesti mingis fever dreamis, kus sa ei saa aru, mida sa vaatad, mis on terav, mis asi see on. Jällegi minna nagu selleks grotesksemaks. Ja siis minna väga groteskseks, mis on nagu, et sul hakkab juba veits paha. Need ei ole nagu ilusad pildid, aga see on huvitav vähemalt sul korraks. Ja siis minna tagasi nagu klassikalistama piltide juurde. Jällegi saad teha välguga väga sürre asju. Ja siis paar pilti hiljem teha väga selliseid tavalisi pilte. Vot. Mõtlen, kas mul oli veel mingeid mõtteid. Kui ma olen mõelnud fotograafia peale. Milline on sinu suhe sinu peamise kunstivormiga? Mida sa oled märganud seal? Kui ma tegin seda, siis hästi huvitav oli see, et ma nagu idealiseerisin mingit faasi. Ja siis ma leidsin need parimad pildid sealt välja. Selleks ajaks, kui ma olin selle nagu faasi täielikult läbi käinud, siis mul oli tast juba täiega kõrini või ma olin nagu aru saanud, et see ei olnudki nii ilus. Aga et kui ma alguses vaatasin tagasi, mõtlesin, 2020 ma tegin nii häid asju. Ja siis kui ma vaatasin kõik need pildid läbi, kõik need kõige halvemad pildid ka läbi, siis ma suutsin nagu leida mingit rahu selle nostalgiaga. Et see on tegelikult chill. See on hästi palju erinevaid konflikte ja mõtteid fotograafiaga. Midagi tean, et gümnaasiumil ma lihtsalt otsisin midagi, milles olla hea. Ja sa tegid see sellepärast, et teised inimesed kiitsid sind nii palju. Ja see võib-olla mingi aeg läks ära, aga nüüd täiskasvanelus seal on uuesti see, et sa lood ennast ikkagi läbi mingite asjade, milles sa oled hea. Ja see on põnev, et fotograafia on niimoodi minu külge jäänud, kuigi võib-olla mu lähedased inimesed teavad, kui palju ma panen puid fotograafiale. Ja see on huvitav, seal on nii palju muid asju ka, nagu see, miks ma pildistan ainult tüdrukuid. Sest et see on mingi viis läbi elada atraktiivsust mingis kunstis on ju. Selles mõttes sa peaks seda päriselt läbi mängima. Ta saad seda läbi mängida läbi kaamera, leides selle esteetika. Tihti mul on tähele pannud, et nende inimeste pildistamine muudab nad pärast ebaatraktiivseks mu jaoks. Väga hea impotentne kunstivorm. Mingis muus maailmas ma peaksin proovima sebida neid inimesi ja nendega magada. Aga selle asemel ma siis pildistan neid. Väga vähe actual kunsti on seal. Kunst on mingites lugudes, raamatudes ja filmides, mis ma tahan, aga fotograafialist kompositsiooniharjutus. Ma ei koge peaaegu mitte midagi neid pilte vaadates. See on väga imelik. Kes midagi kogema peaks, kui mina ei koge? Sa oled enda ainus publik ja ma arvan, mingi kord aastas või nii vaadata läbi oma tehtud tööd on väga tähtis. Ja mind ka aitas täiega selle arhiivi tegemine. See aitas näha minu teekonda ja minu elu. Aksepteerida mingeid eri pooli ja midagi huvitav.
ma ei tea, mida te nägite. Kas te nägite kuskil midagi? Te võite minna mu veebilehele vaadata ringi. Kas kuskil on peidus midagi, mis on väärt midagi? Ciao.